selle sõnumi sisu on see, et sa koged, et su palve ja su ülistus ei jõua kohale. Need otseku ei ole vastu võetud. Isand ütleb sulle täna, ei piisa religioossetest toimingutest. Ei piisa sellest, kui ma teen neid asju ilma, et ma parandaksin meelt. Ilma, et ma paneks oma elus asjad sisu poolest paika, mitte väliselt paika. Ma kogen, kuidas isand ütleb, ma ihkan sinu südant enam kui sinu tegusid. Isand ütleb, ma armastan sind. Ma hoolin sinust. Aga ma ei saa sind kätte. Sellepärast sa tahad ise ennast päästa. Sellepärast, et sa tahad ise enda Jumal olla ja otsustada oma elu üle ise. Ma olen nii palju kordi proovinud ja üritanud. Aga see südame uks jääb tihtilugu minu ees suletuks. Sellepärast sinu elus on mõned asjad, millest sa ei ole nõus loobuma. Mida sa pead enda jaoks väärtuslikemaks kui mind, ütleb isand. Ja sellepärast isand ütleb, tuleta need asjad meelde. Tuleta need meelde. Pöördu tagasi nende juurde. Ja säti oma asjad korda. Minu kutse sinu elus ei ole kuhugi kadunud. See on ikka see sama. See on ikka see sama. Aga see ei saa teostuda. See ei saa teostuda. Ma ei saa valada oma au sinu ellu. Kui see karikas on seespoolt määrdunud. Kui see karikas on pragunenud. See ei jää sinna püsima. Aga ma tahan, et minu au oleks sinu elu üle. Ma tahan, et minu au valitseks sinu elus ja kannaks sind läbi selle elu tormida. See on minu igatsus sinu jaoks. Et sa võtsid tunda mind nii lähedaselt. Nii lähedaselt. Kui oli algne plaan. Seda lähedust, mida koges Eedeni aias Aadam ja Eva. Ma tahan viia sind selle läheduse sisse. Ma ei taha sulle pakkuda midagi vähemat, ütleb isand. Ma tahan viia sind sellesse punkti, kus sa võid kogeda seda, kus sa võid teada seda, kus sa võid tunda seda, kus sa võid olla läbi imbunud sellest. See on see, kui isand sind tahab viia. Aga seal on mõned asjad, mis tuleb sinul korda panna. Seda ei saa teha mitte keegi muu. Jumal ütleb isegi minu jaoks. On see võimatu. Seepärast ma ei lähe vastu sinu tahet, ütleb isand. Isa taevas, ma olen nii tänulik sulle selle võimaluse eest kuulda täna Jumala sõna. Saada täna osa Jumala sõnast. Isa, ma palun, et ka las see teenistus tõesti olla üks teenistus. Isa, mis ehitab meid, mis viib meid tõe sisse
veel sügavamale ja sügavamale, kui me oleme jõudnud. Issand, et tõesti meie silmad oleks avatud, meie kõrvad oleks ravitud ja terved, võimelised kuulma, võimelised tähele panema. Issand, ma tänan, et sina valitsed täna. Me anname endid sinu kätte. Amen. Amen. Suur tänu seda. Kas see sõnum lihtsalt katsuge läbi? Kui see oli Jumalast, siis tehke selle järele. Kui see oli minu mõte, siis see ununud teil juba siit uksest välja astudes. Aga ma usun, et Jumal on tõsi taga. Olge hea, võtke istet. Ka minu tänane jutuse sisu on Jumala tundmine. Jumala tundmine, see on parem kui ohver. Ma olen seda, ma arvan, mitmed korrad jaganud siin koguduses, aga kuidagi tänasel hommikul taas kogesin, see on see, mida ma pean rääkima. Mu mõtted olid eile õhtu ja veel täna hommiku ennem 8 hoopis kuskil mujal. Aga selle viimase tundide jooksul ma kogen, kuidas Jumal juhatab meid täna selle juurde, selle Jumala tundmise juurde, nagu ära mõista, kui oluline Jumala tundmine meie eludes on. Me ei saa asendada seda mitte ühegi religioosse toimingu, mitte millegiga. Ole hea, anna mu piibel. Sa võid koos minuga avada Hiobi raamatu. Ja kohe esimesest peatükist alates. Ja esimese peatüki esimesed 5 salmi. Uusimaal oli mees, Hiob nimi. See mees oli vaba ja õiglane. Ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale sündis 7 poega ja 3 tütart. Tema karjas oli 7000 lammast ja kitse, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 emaeeslit ja tal oli väga palju peret. See mees oli rikkam kõigist hommikumaalastest. Tema pojad käisid ja pidasid pidusi üksteise kodades. Igaüks omal päeval. Nad läkitasid käskjalad oma 3 õele järele, kutsusid nad ennestega sööma ja jooma. Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis Hiob läkitas käskjalad poegade järele ja pühitses neid. Ta tõusis hommikul vara ja ohverdas põletusohvreid iga ühe eest ühe, sest Hiob mõtles, võib-olla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud. Nõnda tegi Hiob alati. Amen. Hiobi raamat on raamat, mis on kõige enam diskussiooni tekitanud. Hiobi kannatused on tekitanud vastakaid arvamusi Jumala headusest
ning sellest, kuidas Jumal lubab inimeste ellu kannatusi, eriti nende inimeste ellu, kes teda kardavad. Paljudele on see lugu mõistatus ning lihtsalt üks ajalooline jutlus. Kuid Piibel on Jumala sõna ning selles kõneleb Jumal meile ka Hiopi raamatu kaudu. Ma usun, et Hiopi raamat tegelikult aitab meil paremini mõista olukordi, millest lähme läbi oma elus. Me kogeme oma elus erinevaid olukordi. On häid aegu, on raskeid aegu. Kuid usaldades Jumalat Hiopi kombel võime vastu võtta uue ilmutuse Jumalast. Ja ma usun, et me täna ka kogudusena oleme selle koha peal, kus me vajame uut ilmutust. Kus me vajame oma ellu selgust, arusaamist, mida Jumal täna tahab meie elude kaudu teha. Nüüd, kui me vaatame neid samu salme, siis me võime näha kuidas Jumal iseloomustab Hiopit. Ja Hiopi iseloomustus on rohkem kui positiivne. Selliseid inimesi, keda selliselt võiks iseloomustada, ei olnud kuigi palju. Neid ei olnud ka Piibli aegadel. Ja Hiop oli selline, isegi Jumal iseloomustab teda nii positiivselt. Hiopi eluloo taustaks on järgmised faktid. Esiteks, Hiop oli jumalakartlik. Mida siis Piibel ütleb? Ta oli vaga ja õiglane, kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Psalm 1. Need olid asjad, mida Hiop tegi, sest ta oli jumalakartlik. Need selliselt vaadates Hiop oleks ideaalne mees igasse kogudusse. Võtaks sellise mehe kohe avasülil vastu. Teine punkt, mida Piibel kirjeldab, Hiop oli rikas. Et sellist edu saavutada tihtilugu me peaksime seda Jumala õnnistuseks. Hiop oli edukas oma äris. Ta oli üks rikkamaid mehi seal. Kolmandaks, mida me võime näha, on Hiop palvetas ja ohverdas ka teiste eest. Ta tegi seda oma poegade eest, kes ei elanud sellist religioosselt korrektset elu nagu tema. Sellepärast ta viiski kirikusse mõned küünlad. Annetas pisut sellest, mis üle jäi. Tegi mõned väikesed palved. Veel enam, ta oli nõus hommikuvara tõusma, et võtta ja ohverdada oma poegade eest. Kuid lugu näitab, et tema palved ja ohverdamine ei kandnud vilja. Ja selle tema pojad ei muutunud. Nende elukombed ei muutunud. Me näeme, et Hiop on väga innukas Jumala suhtes, kuid tema innukus sarnases sellele, mida ütles apostel Paulus Rooma kirja 10:1-3. Vennad, minu südame hea meel ja palve on, et nad õndsaks saaksid, sest ma annan neile tunnistuse, et nad on väga innukad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda, sest nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumala õigusele.
mida me võiksime mõista, on Jumala suhtes innukas oleme võib tuua märkamatult eneseõiguse ja rahulolu. Ja see võib piirduda teatavate tegevustega. Kuid selline tegevusse suunatud Jumala teenimine ei ole midagi muud kui religioon. Mis keegi ei taha olla religioosne. Mis keegi ei taha lihtsalt kuidagi moodi oma tegude läbi nagu jõuda selleks õndsusele. Me teame ju, et Jumala sõna ütleb, et mitte keegi ei saa tegudest õigeks, vaid usu läbi. Teod ei vii meid kohale. Nüüd jälle et me valesti ei mõistaks, kui meie suhe Jumalaga on õige, siis teod järgnevad selle ja nendel tegudel on oluline roll ja koht meie eludes. Mis me siis võime öelda? Hiob on enesega rahul olev. Ta on täiesti rahul iseendaga ja oma religiooniga. Ta teab midagi Jumala kohta, kuid ei tunne teda. Ei vaja teda otsida. Hiob ei kuule Jumala häält, sest ta ei ole veel ise hüüdnud Jumala poole. Raamatu alguses ei ole Hiobil veel mingisugust vajadust Jumala poole hüüda. Ta on täiesti rahul viisiga, kuidas tema ja oma Jumala vahel asjad toimivad. Jumal õnnistab kõike, mida Hiob teeb. Tema lamp särab iseseisvalt. Ja tõepoolest, õiget elu elav Hiob on täiesti rahul. Kui natuke maad edasi me näeme, et tulevad Hiobi kannatused. Ühe päevaga tapetakse tema pojad, tema karjad rööviti ja kogu tema edust ei jää mitte midagi järele. Kuid sellega asi ei piirdu. Tuleb päev, kus ta jääb pidalitõbiseks. Talle tulevad paised ning ta istub toha sees ning kaabib ennast potikilluga. Enamus Hiobi raamatust on jutt Hiobi kannatustest ja kuidas 3 sõpra teda püüavad aidata. Enne õnnetuste tulekut oli Hiob seotud oma igapäevaste vabade tegudega. Tal ei olnud vajadust, soovi ega aega kuulama jääda. Ja on palju diskuteeritud, kas see Hiobi raamat nagu sellesse piibli konteksti üldse sobib. Milleks sellised kannatused? Milleks selline vaev? Armastav Jumal ju. Ja ometigi, kui me tutvume selle raamatuga põhjalikumalt, me võime näha, et need kannatused, need olukorrad tegelikult sillutasid Hiobi ellu tee, mille kaudu ta jõudis Jumala tundmiseni. Kallid, mida ma tahan öelda? Ka meie lähme oma elus läbi olukordade, läbi raskuste. Vahest ka meie elu palved on need, Jumal, palun võta need ära.
Kuid kas me usume, et Jumal valitseb meie elud üle? Kas me usume, et Jumalal tänasel päeval meie kõigi elu olukordade üle on kontroll? See on väga oluline küsimus. Mina ütleks, et on. Jumal omab kontrolli, Jumal omab meelevalda. Temal on see. Küsimus on, kas me lubame tal seda teha? See on nagu see põhikoht. Kui meie anname end jäägitult talle, siis Piibel räägib väga selgelt, et tema on see, kes kannab meid läbi eluolukordade. Taavet oma laulus ütleb, et kui ma oleks ka surmavarju orus, siis sinu parem käsi, see juhib mind. Need, mis iganes ka meie elus ei ole, Jumalal on kontroll, ta omab kontrolli. Nüüd teine küsimus on see, kas Jumal sekkub alati nendesse olukordadesse? Mitte alati sellisel viisil, nagu meie tahaksime. Vahest raskuste keskel olles me näeme, me palvetame. Jumal, palun tule ja võta see olukord mult ära. Ja siis me oleme samas kohas, nagu Hiob ühe korraga jõudis, kus ta palus Jumalat. Aga Jumala kõrvad olid nagu kurdid. Jumal ei kuulnud. Ka meie eludes võivad olla olukorrad, kus me palume, kus me otsime, kus me hüüame Jumala poole. Ja vastuseks on vaikus. Mõned vahest ütlevad, et vaikimine see on nõusolek. Jumal on muga nõus. Kuid see ei pruugi alati olla see. Sellel vaikimisel võib olla hoopis teine põhjus. Hoopis teine olukord. Kus me jõuame Jumalaga sellises suhtesse või sellise kohta, kus me oleme nõus oma elust ise looma. See tähendab, et valitseda oma elu üle. Võid anda see Jumal kätte. Jeesus ütleb, et kes oma elu tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes kaotab selle minu pärast, see leiab selle. Ka see Hiobi lugu näitab, et nende traditsioonide ja kommete asemel Jumal ootab, et Hiob annaks talle oma südame. Ta igatseb meie usku, meie usaldust, mitte meie kombe täitmist. Jumal tahab, et me oma eludes jõuaksime sellesse kohta, kus me mõistame, kui väga me teda tegelikult vajame. Kuidas meie hing igatseb tema järele, sest ilma temata me hukkume. Ilma Jumalata ei ole lootust. Hiobi raamatu 3. peatükis kuni 19. peatükani on juttu kahest olulisest asjast.
esiteks, tema vahekorras Jumalaga on midagi valesti. Ja Jumal ei ole tema elus ilmselt õigel kohal. Läbi kannatuse hakkab Hiob tunnetama, et tema on Jumalast kaugel ja Jumal temast. Ja teine on Hiob tajub, et ta ei suuda oma jõuga ja oma õigusega kurbusest välja tulla. Ta tunneb, et tal ei ole piisavalt jõudu ja ta vajab Jumala abi. Ja kui Hiob hakkab paluma, siis ongi halb. See on vaikus. Jumal ei vasta. 23 ja 3. salm ütleb nii. Oh, kui ma teaksin, kuidas ma teda leian, kuidas ma saaksin minna tema aujärje ette. Vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal või läände, siis ma teda ei märkaks. Need kõige selle kannatuse keskel me võime näha, et Hiob on hakanud otsima Jumalat, aga ta tahab seda Jumalat kätte saada omal viisil, omal moel. Me teame ka läbi selle raamatu, et ka kurat tuleb ja tahab iga ennast Hiobit hävitada. Jumal seisab selle eest, et Hiobit ei hävitataks. Ma tooks siia sisse ühed mõtte Moosesest ja Iisraeli rahvast. Ja see on lugu hakkab pihta sellega, kui Iisraeli rahvas on Egiptuses orjuses. Nad on seal üle 400 aasta. Neid on orjastatud, nad on rõhutud, nad elavad vaesuse tipus. Enam viletsamini elada ei saa. Ja seal korraga see rahvas hakkab hüüdma Jumalat appi. Ja Piibel räägib, et Jumal kuuleb nende palvet. Ütleb, et see palve jõudis Jumalani. Ja nüüd Jumalal on üks mees, Mooses. Jumal läkitab Moosesse oma rahvast Egiptusest ära tooma. Nüüd, mida me peaksime mõistma selle kõige juures, et Egiptus, see symboliseerib tänasel päeval seda maailma korda, maailma meelsust, mille orjusest, mille ahelais kõik inimesed kuni Kristuse juurde tulekuni on. Ja Iisraeli rahvast võrrelda, siis me võime märgata seda tohutult erinevust. Ja mis oli see pealmine erinevus? Nüüd, kui Iisraeli rahvas oli orjuses, siis Mooses oli Egiptuses rikkuses. Ta oli maailma tipus. Tal ei olnud milleski puudust. Tal oli kõike küllaga. Tema positsioon oli saada vaarauks. Sellepärast teda kasvatati üles
Vaaro tütre pojana. Kõige selle täiuse keskel. Ja nüüd, kui me loeme seda Iisraeli rahva rännakut tõotatud maa poole, kui palju kordi Iisraeli rahvas tõstis häält ja nurises, ütleb, saaksime tagasi sinna selle orjuse keskele. Neil ei olnud mitte midagi. Nad elasid slummides. Ma ei tea, kui paljud teist teavad, mis need slummid on. Ma olen Indias, ma olen käinud slummides. See on totaalne vaesuse pesa. Sul ei ole mitte midagi, sa lihtsalt leiad seal mingi nurgakese, kus eksisteerida. Iisraeli rahvas oli sellisel viisil orjastatud. Neid peksti, neid rõhuti, nende toit oli jäägid. Ja ometigi me näeme seal kõrberännakul. Korra ütleb, saaks me tagasi sinna Egiptusesse nende lihapottide ja nende juurde. Mis lihast seal jutt oli? Või me roti püütsid kinni. See on see tegelik reaalsus, mille keskel nad elasid viletsuse, vaesuse, alanduse ja peksu keskel. Kui me vaatame Moosest, kes elas külluse, rikkuse ja kõige selle keskel. Sa võid läbi Piibli lugeda ja sa kuskilt ei leia seda, et Mooses oleks igatsenud tagasi selle rikkuse külluse keskele. Mis oli see, mis tegi nii suure vahe Moosesse ja Iisraeli rahva vahel? Mis oli Jumala tõotus, kuhu Jumal lubas Egiptusest oma rahva viia? Mis oli see paik, kuhu nad olid suundumas? Tegelikult ei olnud tõotus selle maa pärimine, vaid esmane, kuhu Jumal oma rahvast suunas, oli Mooripi mäele. Vaaraule ta ütles, lase rahvas minna 3 päeva teekond, et tulla ja kummardada mind. Nüüd, miks see vahe nii suur oli Moosese ja Iisraeli rahva vahel? Oli see, Mooses oli kohtunud elava Jumalaga. Mooses oli kohtunud selle elava Jumalaga. See põleva põõsa lugu. Jumal tahtis oma rahvast viia eelkõige tema juurde, et nemad võiks temaga kohtuda. Vahest ka meie oma usu elus me otsime Jumala tõotuseid rohkem kui Jumalat. Ta on tõotanud mulle seda, toda ja me kuidagi nagu väärtustame neid asju rohkem kui tõotusandjad. Sellepärast ka Jumal tahtis oma rahva juhtida eelkõige iseenese juurde, et nad võiksid teda tundma õppida. See oli see algne plaan ja teekond, kuhu nad olid minemas. Ja olles selle mäe jalamil, korraga rahvas ütleb, Mooses, mine sina ja räägi Jumalaga, aga meie jääme siia ja pärast
mis Jumal sulle ütleb, sina tuled ja ütleb meile. Rahvas tahtis tõotust, aga mitte tõotusandjat. Kallid, kuidas on meiega olukord? Kas meie tahame saada Jumala käest kätte need tõotused, need hea olu? Või me tahame kätte saada Jumalaga selle lähedase suhte? See lugu seal põleva põõsa juures räägib meile sellest, et Mooses pöördus oma töödes tegemistest ära. Ta pöördus, ta läks, ta eraldas ennast, ta läks ja vaatas seda põõsast. Ta pani kõik oma elus kõrvale, et vaadata seda. Ja alles siis seal Jumal ilmutas talle. Kas ei ole ka vahest niimoodi, et Jumal läbi eluolukordade, ta juhatab meid kohta, kus meil tuleb pöörduda oma igapäeva töödest, tegemistest, olukordadest. Et kui me oleme pöördunud, minemas seda imet vaatama, siis Jumal ilmutab ennast alles. Me inimestena vahest me tahame vastust ennem kui tuleb küsimus. On keegi oma elus seda kogenud? Mina olen ka, ma olen kärsitud, ma tahan asja ennem kätte saada, kui ma olen selle ära andnud. Peame usaldama, et Jumal laseb iga asja õigel ajal, õiges olukorras, õigel kujul esile tulla. Sellepärast ka Piibel ütleb, et kui te tunnete oma elus seda tulekuumust, siis ta ütleb, ärge põlake seda. Ärge põlake seda. Vaid see tuli puhastab. Elu raskused ja elu olukorrad, need puhastavad meid. Need toovad esile, mis meie elus on. Vahest meie eludes on selliseid asju, millest me ei oska ettegi kujutada. Aga olles raskuste ja keerukuse keskel, korraga me avastame, appikene, kus selline asi minu sisse tuli. Ma mõtlesin, ma olen selline lemplik ja vaga ja tasane mees ja korraga minu sees on viha, raev. Jumal laseb neid tulla selleks, et me võiksime nendest asjadest lahti öelda, lahti lasta. Et see Egiptus kuidagi moodi ei aheldaks, ei kammitseks meid. Vaid me olesime sellest vabad. Nii et see, mis oli Moosesel, või see, ta tundis elavat Jumalat. Ja sellepärast ta ütles, ta arvab kõik tühmeks. Selle üürikese aja olla selle rikkuse, paranduse ja selle keskel, see ei ole seda väärt, vaid Jumala tundmine. See on kõige olulisem. See on kõige alus. Ja ikka, kui meie täna oma eludes taas vaatame üle, mis on meie prioriteedid, mida me igatseme, mida me tahame saavutada. Ja kui me vaatame selles valguses, ja mis on minu suhe täna Jumalaga? Kas ma kuulen teda? Kas tema saab mind täna juhatada? Kas ma olen tema jaoks täna kätte saadav?
Või ütleme, Jumal, kuule, broneeri, mul on juuli 2. nädal vaba, ära enne mind sega. Vahest me oleme nii hõivatud oma tööde tegemistega, et meil ei ole seda aega, et jääda vaikseks Jumala ees. Ja öelda, isand, siin ma olen. Su sulane kuulab. Räägi isand. Ma üha enam nagu jõuan nagu sellesse koht, kus ma näen, et Jumal igatseb jagada oma südant meiega. Aga nii vähe on neid, kellega ta saab seda teha. Sellepärast me täidame oma päevad, oma aja religioossete tegevustega. Ja me ei jäta aega, et ta saaks jagada oma südant. Nõnda nagu ta tegi Eedeni aias. Sõna ütleb, et Jumal tuli päeva lõpus, ta tuli taas Eedeni aega. Ta tuli selleks, et olla osaduses. Ta tuli selleks, et suhelda. Kas sina oled oma elus teinud sellise aja, kus sa lähed Jumala juurde, sellisesse lähedasse osadusse, et lihtsalt olla temaga. Lihtsalt olla vaikselt tema ees ja tema juures. Lubada tema jagada oma südant. Ma mõtlen Moosesse peale, seal Orepi mäel. 40 päeva olla seal Jumala ligiolus. Piibel ei räägi meile, et Jumal oleks seal väga palju rääkinud või teinud. 40 päeva jooksul, no ikka, see on päris pikk aeg. Selle aja jooksul jõuab nii ühtegi, kui teistel teha. Nende päevade jooksul Jumal andis kõigepealt käsu laua täita. Aga ta lihtsalt oli seal. Jumal ootab meid samamoodi, et meie leiaksime selle mäe, kuhu me lähme, kus me eraldame ennast ja oleme tema ees. Ma olen avastanud, minu elus on Jumal kõige rohkem saab muutuseid esile tuua sel ajal, kui ma lihtsalt olen tema ees ja ta ei ütle mulle mitte midagi. Sa lihtsalt olete temaga ja selle tema olemus, tema lähedus, see on see, mis muudab. Ei ole alati vaja sõnu, aga see lähedus, sa lihtsalt oled, sa oled vahest ja sa jõuad nagu sellise olukorda, kus sa tunned, et kogu see koda, see on täis Jumala au. See on nii täis ja sa tajud, et iga sõna võib selle ära rikkuda. Ja nende olukordade keskel ma olen kogenud, kus ma olen pidanud hakkama meelt parandama. Sellepärast miski hakkab pitsitama. Või hakkab see au nagu kaugemale minema, et seal on mingi vahesein, mis on vaja korda panna. Enamus asjades meie elus ei ole see, et me oleme midagi otseselt valesti teinud. Aga on see, et meie motiivid, meie põhimõtted on kallutatud. Need ei ole siirad, need ei ole puhtad. Need ajavad võib-olla meie oma kasu taga.
Või me tahame Jumalat tuua oma plaani, oma tahte sisse, aga mitte anda ennast Jumala plaani ja Jumala tahte sisse. Need on need olukorrad, millega me täna igaüks silmitsi oleme. Me tahame ju, et Jumal enam meie eludes välja paistaks. Aga selleks meil tuleb võtta see aeg ja õppida teda tundma. Ka läbi selle suvel me tahame oma sõnumites keskenduda Jumala tundma õppimisele. Kes ta on meie eludes isiklikult. Sellepärast, kui me saame oma fookuse taas selle teraviku Jumala peale, siis me oleme Jumala käepikendused täna siin maailmas, siin nendes olukordades. Ema Teresa tahtis rajada elu eedikute ja nende jaoks elamiskõlblikke elamuid kohti, kuhu nad võiks tulla. Tal oli 3 siilingut. Praktiliselt tal ei olnud mitte midagi. Inimesed naersid tema üle. Mida sa soovid selle rahaga korda saata? Sa ei saa sellega mitte midagi teha. Ta ütles, jaa, mina ei suuda. Aga minu 3 siilingut ja Jumal suudab väga palju. Kui ma aastaid tagasi käisin Indias, siis ma nägin suuri koolisid. Ma nägin suuri aiaga piiratud alasid, mida oli ema Teresa eestvedamisel rajatud. Kus olid need elueidikud, kus olid need inimesed, kellel ei olnud lootust. Korraga nad on ühes parimates koolides, elukohtades. Ja ainult tänu sellele, et seal oli üks naine, kes usaldas end jäägitult Jumala kätte. Ja selle läbi Jumal sai vägevaid asju teha. Kui palju meid täna siin on? Kui palju Jumal võib meie läbi teha neid vägevaid tegusid? Puudutada inimesi, muuta inimeste elusid, rajada asju. Väga palju, väga palju. Need leiame Jumala, tema meetodite ja tema tahte kohaselt. Ja siis me oleme temale kättesaadavad. Siis saab tema meie eludes valitseda. Ja õigemini me võime öelda selle kohta, et Jumala leidmine, täpsemini, Jumal leiab meid uuesti. Sellepärast me avame endid. Me avame oma südamuksed. Me palume, et ta tuleb. Et ta toob selle uue värskuse, uue jõu, uue igatsuse ja innukuse, et käia koos Jumalaga. Iopi raamat lõpeb sellega, kus Iop ütleb, et ma olin kuuldusi kuulnud, kui nüüd ma olen näinud. Ja siis ta ütleb, ma võtan tagasi kõik oma sõnad.
kõik oma mõtted. Ma võtan kõik tagasi. See kõik on ebaoluline. Selle kõrval, et ta leidis tõelise Jumala. Tas Jumal leida täna meid seal, kus meie oleme. Oma eluolukordade keskel, oma väljakutsete keskel, oma võitluste keskel. Lubame tal leida meid sealt ülesse. Et anda meile seda innukust ja seda tulisust. Amen.